Hei, kuidas olla kindel, et kui sa oled vaimselt vägivaldsest suhtest juba välja tulnud, kui sa oled sellest nartsissistist või mis iganes toksilisest inimesest lahti saanud, et kuidas ma edasi lähen? Kuidas saab aru, et see järgmine inimene, kellega võiks tekivad mingid tunded võib-olla juba, tekib selline vibe, et ta võiks olla järgmine partner, potentsiaalne mingi sihukene kandidaat, et aga kuidas aru saada, et tegemist ei ole järgmise nartsissistliku inimesega? Kuidas vahet teha, sest nartsuga need suhted algavad ju täpselt samamoodi. Hästi, väga hästi. Ta on ideaalne inimene. Ta on perfektne partner. Ja see potentsiaalne järgmine kavaler siis tundub täpselt samamoodi. Kuidas vahet teha? Kuidas aru saada? Sest me ei taha ju enam samasse olukorda tagasi sattuda, kus me just nägime hullu vatjad välja tulla. Ja tegelikult on nii, et karm reaalsus on see, et tegelikult sa ei saagi aru. Lihtsalt ei saa. See ei ole võimalik. Kui oleks nii lihtne see vahe tegemine, siis me ei satukski üldse selle toksilise inimesega suhtesse. Seal ei ole mitte mingit vahet. Sa ei näe seda. Selle nägemine selles mõttes ei ole võimalik. Ja lihtsalt see on asi, millega tuleb arvestada. See hirm, mis sisse tekib. Tähendab, tegelikult üleüldse, kui päris ausalt nüüd rääkida, siis peaks tekkima hirm sisse. Peaks tekkima usaldamatus. Jumala okei oleks, see päästaks nii palju, kui me ei usaldakski järgmist inimest. Vähemalt mitte kiiresti. Sest ma tean, et üli paljud tegelikult, kes on napilt välja tulnud sellest toksilisest suhtest. Nad juba muretsevad järgmise suhte pärast. Nad juba muretsevad ette ära selle järgmise suhte pärast. Mis on õige, eks ole? Sest nagu ma just ütlesin, tegelikult peakski. Aga see järgmise suhte mure seisneb on selline, et tegelikult mingisugune järgmine kandidaat juba on välja vaadatud. Suhteliselt paljudel nendest inimestest, kes on siis toksilises suhtes, kes ei ole sealt veel nii väga vabanenud, võib-olla nad ei ela enam koos tõesti, võib-olla on mingisugused uksed selle toksilise inimese juba kinni pandud, aga järgmine kavaler juba piilub kuskilt. Ja siis tekib see mure sisse, et issand jumal, et aga äkki ta on samasugune. Aga see hirm ei ole piisav, et lõpetada, et panna punkt sinna, mis tegelikult peakski nii olema. Mulle juba tükk aega meeldib öelda, et inimesed usaldavad liiga palju. Me läheme, ma saan isegi meie öelda, et me lähme liiga lihtsalt järgmisesse suhtesse sisse pärast seda toksilist kogemust. Ja siis ongi äärmiselt tõenäoline, et see järgmine suhe sul ongi samamoodi toksiline.
Sest sa ei ole seda kohta endas nagu läbi töötanud. Tegelikult sa peaksid seda tegema. Ma pean hakkama jälle neid videosid nagu lõikama vist. Uskumatud mõttepausid tulevad sisse. Ma teadsin enne jumala kindlad, millest ma räägin. Uskumatu. Igasugused muud asjad on mul siin vahepeal vahele tulnud ja siis oligi. Anyways. Mismoodi vahet teha? Tähendab, Okei, fakt ongi see. Me ei saagi olla kindlad, et see järgmine inimene ei ole toksiline. Me ei saagi olla kindlad. Ja see on fakt. Kui sa oled juba olnud korra toksilises suhtes, kui su lapsepõlv on olnud toksiline, alustame sealt, siis on väga suur tõenäosus, et sa satudki toksilisse suhtesse. Kui sa seda kohta enda jaoks läbi ei tööta, siis tõenäosus on väga suur, et sa sellest toksilisest suhtest välja tulles lähed kohe järgmisesse toksilisse suhtesse. Mis siis erinevus on seal võib-olla ainult see, et üks on hullem. Et järgmine on hullem. Võib-olla oli eelmine hullem. Aga fakt on see, et järgmine on ka hullem. Hull. Sõnad sassis, palun vabadust. Tüüpiline mina, kui sa mind juba jälginud oled. Aga mida sa siis teha saad? Kuidas sa saad nagu ennast hoida? Sa saad ennast hoida ainult nii, kui sa õpid oma piirid selgeks. Kui sa õpid selle selgeks, et sa ei pea olema hea tüdruk, tegema igale ühele head nägu. Sa õpid oma piire seadma ja hoidma. Sa töötad ennast üles juba nii kaugele. Sa tegeled endaga nii palju, et sa tead, mis on sinu väärtus. Ja ei tohiks siis vahele tulla segama ka see mõte, et aga äkki ma jäängi üksi. Sa ei saa reaalselt niimoodi öelda, sest sa oled selles mõttes liiga vähe elanud veel. Päriselt ka. Päriselt ka. Mis argument see on üleüldse? Mis argument on see, et aga äkki ma jään üksi? Sellepärast võid sa siis, teda peaksid sa siis nagu leppima ükskõik kellega või? Sellepärast, et äkki mul ei olegi vanaduspõlves kellegagi aega koos veeta. Selle hirmu pärast sa siis lepid mingi inimesega, kes nagu on okei, mingid asjad nagu sobivad väga hästi, isegi võiks öelda, et on ideaalne. Ja samas mingid asjad kuskil on ikkagi sellised, mis tekitavad sükest imelikku tunnet, sükest ebamugavat tunnet, sükest mingit teatud mõttes ärevust. Et sa ei ole nagu, sa oled rahul, aga sa ei ole rahus. Saad aru sellest erinevusest? See hirm, et sa äkki jääd üksi, see võiks olema kõige viimane asi, mille peale sa üldse mõtled. Üldse absoluutselt. Mis siis, kui sa oled järgmised 10 aastat reaalselt üksi? Väga hea, sa õpid ise ennast tundma. Sul ei ole mitte ühtegi segavat faktorit, sa saad ennast luua. Sa saad ennast üles ehitada. Sa saad ellu viia selle vahepeal selles üksi olemise aja vahemikus kõik asjad, millest sa oled unistanud, mida see toksilises suhtes olemine sul takistas teha. Sa saad minna kooli, sa saad õppida selgeks selle mingisuguse asja, mis sa oled ammu juba tahtnud, sa saad mingisuguse kunagi alustatud projekti, mille mõte on kuradima hea, sa saad selle lõpuni teha. Sa saad oma lapsed rahulikult suureks kasvatada. Sa saad saavutada kõik selle,
mis loob pinna selliseks olukorraks, kus mitte ükski inimene ei saa sind sealt maha lükata nagu. Sa selle üksi olemise aja jooksul sa ehitad endale vundamendi. Ma ei näe mitte mingisugust reaalset põhjust, miks see peaks halb olema. Või miks sa peaksid selle kõik, mida sa võiksid teha, ohverdama sellele hirmule ja ohverdama sellele võimalusele, et see järgmine inimene, kellega sa suhtesse lähed, et ta ei ole äkki ta on ka selline. Kui sa oled nõus selle mingisuguse hetke üksi olema, tõepoolest. Sa oled jumala rahul sellega, et jah, sa oledki järgmised 10 aastat jumalast üksi. Siis sa kasvatad endale nii tugeva selgroo, et kui peakski tulema mingisugune inimene sinu ellu, kes võib-olla esimesed mingisugused kohtingud, ütleme, et okei, võib-olla isegi aasta on jumalast ideaalne inimene, aga siis hakkavad mingid asjad välja tulema. Midagi, mis see tegelikult häirib. Ja kui sa oled endale selle vundamendi ehitanud, loond ennast juba mingisugusele tasemele üles, siis sul oli mitte mingi probleem öelda selle inimesele, et mul on hea meel, et me proovisime, aga sa ei sobi mulle. Sul on igasugune õigus öelda sellele inimesele, sellele potentsiaalsele tulevasele partnerile, et ma ei näe sinuga tulevikku. Ja see ei pea põhjendama mitte midagi. Miks? Miks? Sa pead põhjendama seda, et sa seisad oma väärtuste eest või? Mõttes arvesse, kus sa tuled, mida sa oled juba läbi elanud, siis ilmselgelt on sul igasugune õigus sellele järgmisele partnerile öelda, et see ei sobi mulle. Ja lihtsalt liikuda edasi oma eluga. Ilma igasuguse süütundeta. Sest miks sa peaksid tundma ennast süüdi selle fakti ees, et sa valisid iseenda, enda heaolu, enda õnne. Sa valisid selle, mis sa juba oled endast üles ehitanud. Sa ei ole mitte mingisugust seletust mitte kellegile võlgu. Kui tema ei saa aru sellest, kui sa ütled talle ei, sorry, me ei sobi, siis on absoluutselt tema probleem. Inimene peaks olema tark inimene, peaks austama teist inimest nii palju. Et kui mingisugune suhtekene on juba alguse saanud, on ju, ja siis järsku su partner tuleb selle jutuga, et kuule, tead, tegelikult mul on siin, et ei sobi, vaata. Lihtsalt ei sobigi. Siis normaalne inimene peaks selle mõistma seda. Austama seda otsust. Okei. Siis on nii. Mis seal ikka? Mitte hakkame ennast peale pressima. Miks? Vägisi paned teise inimese ennast armastama või? See on küll väga hea suhtealus. Okei, ma saan aru, et võib-olla räägitakse mingisugused asjad läbi ja üritatakse ikkagi. Teate, ma praegu mõtlen selle peale, et aga miks üldse üritatakse? Selles mõttes, et kui mingisugune pisikene aeg ollakse koos oldud alles ja siis ilmneb, et ei sobi midagi. Mis seal üritada on? Miks sa pead seal üritama midagi? Miks? Pressima. Räägitakse omavahel, räägitakse asjad läbi, kommunikatsioon, suhte alus, blablabla, eks ole, kõik teavad seda, on ju. Aga kui ei räägi neid asju selgeks, ja siis võib-olla on see, et okei, me räägime, ma teen ennast selgeks, ma kommunikeerin oma vajadusi, mis mulle ei sobi. Ja siis see teine inimene lihtsalt ei arvesta sellega. Mida seal veel rääkida siis on?
kui sa oled, ma ütlen tegelikult 2 korda, 3 korda on juba way too much midagi rääkida. Esimene kord, okei, võib-olla oli mingisugune kommunikatsiooniprobleem, et saadigi üksteisest valesti aru, ikka juhtub, on ju. Aga kui sa reaalselt samat asja, samat teemat pead juba 3. kord üles võtma. Mina ei teeks seda enam. Milleks? Esimene kord juhtub. Teine kord veel võib-olla, no läks meelest ära, ma ei tea, võtab aega harjumiseks, midagi sellist on ju. 3. kord, siis tundub, et see on juba valik, mitte kuulda võtta. Ja issand, kui palju on neid naisi, kes nagu nendes portaalides, mis naised, mehi ka. Et ma ei räägi soopõhiselt siin praegult, on ju. Sest neid toksilisi inimesi on nii mehi kui naisi. Et kui palju on neid, kes virisevad portaalides, igal pool nendes, mis nad on, chatid on ju, virisevad seal ringi, et appi mu partner on selline ja appi mu partner on nii ja ma olen juba 100 korda rääkinud ja ikka ta ei saa aru ja miks sa oled enam seal? Palun ütle mulle, inimene, miks sa arvad, et sa ei ole paremat väärt? Miks sa arvad, et sa pead just selle inimesega, kelle pärast sa nii palju vaeva näed? Miks sa pead üldse, miks sa arvad, et see on see ainukene inimene maapuna peal, kellega sa pead pressima koos olema? Miks? Kui sul on meeletud probleemid ühe inimesega, partneriga, ja ta ei tee seda nägugi, et ta hakkab aru saama asjadest. Mine minema. Jäta ta maha, väga lihtne. Sest tegelikult on fakt see, et nii kaua, kui sa püsid seal tema kõrval ja ainult nämmutad neid asju, millest normaalne inimene peaks ammu aru saama, on ju, siis ilmselgelt tal ei ole mitte mingit kavatsust ka ennast muuta. Ja mis muuta üldse? Suhte alguses tänapäeval inimesed on nii piisavalt ülbed ja ennast täis, et enda nagu päris mina varjavadki nagu reaalselt ainult toksilised inimesed. Ülejäänud on matsid. Nad lihtsalt ongi ülbed ja ennast täis. Ja sa valid minna sellise inimesega suhtesse. Mis sul viga on? Sorry, et ma nii küsin. Aga mis sul viga on? Miks? Kui suhe juba suhteliselt alguse aegadel seisneb ainult asjade argumenteerimises, asjade sunniviisilisel seletamisel, enda piiride ühe sama asjaga korduvalt ja korduvalt üle rääkimises, enda seisukoha selgitamises, nagu kogu aeg. Enamus, mis suhtes toimub, kujuta ette, ongi ainult see, et sul on kogu aeg probleem. Ja siis tillukene mingisugune aja, see hetk kuskil keskel on see, kus tõesti on okei, on ju. Miks sa oled sellise inimesega koos? Ma tahaks päriselt ka juba küsida, et nagu osad inimeste käest, kes niimoodi on nõus aastaid, päriselt raiskama enda elu selle nimel, et pressida ühe inimesega koos olemist. Ega see, kellega see probleem on, ta ei lähegi ise minema ju. Sest sa teed nii mugavaks ta elu. Okei, jah, sa näägutad kuskil, aga inimene suudab väga valikulist kuulmist arendada endas. Väga hästi. Et see sinu näägutamine, see sinu mingisugune kogu aeg ma räägin, mitte üldse kunagi ei kuula, on ju. Ta lihtsalt lülitabki välja selle koha endas. Ja ta elab jumala chilli mugavalt elu edasi, sellepärast, et sanktsioone ei järgne. See, et sa lihtsalt näägutad oma piire ja ma ei tea, mis asju, igasuguseid probleeme, mis sul olla võivad, on ju. See, et sa ainult näägutad ja plärised nendest. See ei tähenda, et ta võtab vastutust ju. See tähendab mitte midagi. See tähendabki reaalselt ainult seda, et sa lõpuks näägutadki. Sest sa oled viidud nii kaugele. Ja sa isegi ei saa öelda, et sa oled viidud nii kaugele.
sa ise lähed nii kaugele. Lihtsalt mainin praegult ära, et nüüd ma enam ei räägi mitte nagu nendest päris vägivaldsetest suhetest, kus sa oled manipuleeritud. See on hoopis teine teema. See on hoopis teine teema. Ma räägin nendest tavalistest suhetest, kus üks istub üks inimene, mõlemad partnerid on toksilised selles mõttes. Üks on see, kes pressib teisega koos olla. Teine on see, kes lihtsalt valib istuda seal ebamugavuses. See on ka omamoodi toksiline. Sest sa ei lase teist inimest vabaks ja sul on endast nii piisavalt ükskõik, et sa lihtsalt valid olla seal. Blokeerid võib-olla mingisuguse näägutamise ära, vaata, aga samas ei muuda mitte midagi. Ilmselgelt need mõlemad inimesed ei peaks koos olema. Ja siis veel abiellutakse, siis veel kolitakse kokku ja kolitakse kokku veel niimoodi, et võetakse koos või ostetakse koos korter niimoodi, et mõlemad on selle korteriga seotud. Kuni see pangalaen siis makstud saab. Sest üürikorteriga on selles mõttes lihtsam. Lihtsalt üks jalutab minema, teine siis ise valib, kas ta jääb sinna edasi või mitte. Ostetud korteri nende kodudega on jah selles mõttes palju raskem. Ja ometi seda tehakse nii palju. Ja pärast on mingisugune probleem, et appikene. Üks ei ole nõus mulle minu osa umbes nagu välja ostma. Teine lihtsalt hoiab mind seal vägisi kinni. Ei ilmu notarisse, ei ilmu kohtusse. No miks? Seda kõik annab ära hoida. Me ei pea kolima nagu nii kiiresti inimestega kokku. Me ei pea loobuma enda asjadest nii kiiresti. Video hakkas hoopis teisest kohast peale mul. Aga noh, saab mis saab. Millest ma alguses rääkima hakkasin üldse? Sellest, kuidas sa tunned, kas ja kuidas sa tunned ära, et järgmine inimene, kellega sa suhtesse lähed, ei oleks samasugune nartsissist, ütleme siis niimoodi. Minu enda põhiteema on nartsissism, tegelema sellega. Ja sellepärast ma sellest nagu räägingi, et tegelikult seal võiks veel olla igast muid variante ka. Lihtsalt mingisugused ära hellitatud, isekad, uhked ennast täis inimesed, kellega siis istutakse suhtes, mis on täpselt samamoodi toksiline. Aga jaa, tänapäeval on nagu kõik, kes omavahel suhtesse lähevad, ongi mingil määral toksilised. Ongi ennast täis. Ongi ülbed. Ongi nagu sellel arvamusel, et ainult minuga peab arvestama ja ainult minu soovid loevad ja issand jumal küll. Kujutage ette, et praegusel ajal kõik need vatitupsu lapsed, kõik need lumehelbed ja mis iganes kuradi nimetusi sinna nendele pandud veel on, nad on kõik suureks kasvanud. Kujuta ette sellise lapsega suhtes olla. Mis nüüd tänapäeval siis toimubki. Nad ei oska vastutada mitte millegi eest, sest nad pole seda pidanud mitte kunagi tegema. Sest nad on ära hoitud ju. Nad on ära hellitatud. Nad on alati saanud kõik, mis nemad tahavad. Neil on olnud vaba kasvatus. Neid ei ole karistatud selles mõttes mitte millegi eest. Ja nüüd saad sellise inimesega suhtes. See võib fun olla. Selles mõttes, et ma tean, et ülipaljud vanemad oma lapsi kasvatades mõtlevadki, et siis kui sel hetkel, kui lapsed on nagu silmnähtavalt käest ära, on ju. Küll tuleb äkki kasvades mõistus pähe. Või siis, et ma siiralt loodan, et tal tuleb kasvades mõistus pähe. Ja ei tule. Ei tule. Ei ole näha ka, et tuleb. Ja sa oled sellise inimesega suhtes. Ta arvab, et terve maailm on temale võlgu kõike. Terve maailm peabki olema tema järgi, arvestama temaga.
mis iganes kõik jutud veel sinna, ja tänapäeval ongi kõik inimesed. Okei, jah, pingutasin üle praegult. Täiega pingutasin üle. 3/4 inimestest on siis sellises mõnusas, ägedas, mitte töötavas ja mitte toimivas suhtes mingisuguse iseka ära hellitatud ennast täis ülbikuga, kes siis ei ole mitte kunagi koristanud enda järgi, mitte kunagi pidanud seda tegema, kes ei ole mitte kunagi pidanud vastutama oma sõnade, tegude, käitumise üle. Nad arvavad, et raha kasvab puu otsas. Nad ei oska sellega arvestada, sellega ümber käia. Või siis siis ainult iseendasse puutuvas. Ja siis oled selle inimesega suhtes ja sul on probleem. Jõhker probleem on. Ilmselgelt on. Oh, Jeesus küll. Kurat, see teema läheb nii laiali mul siin jälle. Uskumatu. Mis uskumatu? Mina. Aga kuidas aru saada sellest? Okei, jaa, ühesõnaga jah, sa ei saagi aru. Sa tahes-tahtmata oled tänapäeval suhtes kellegagi, kes on toksiline. Sest nad on juba toksiliseks kasvatatud. Sellepärast me räägimegi nartsissismi epideemiast. Sest need isiksuse omadused, need on, nüüd tuleb välja ka pärilikud, eks ole, aga need on väga suures osas külge kasvatatud. Ja seal ei pea isegi mitte traumat olema, seal peabki olemas, seal võib vabalt olla ka see, et need lapsed ongi olnud täiesti ära hellitatud. Ja see juba kasvatab nartsissisti. Sa saad ennast kaitsta ainult nii. Selliste ülbikute ja ennast täis inimeste eest. Et kohe, kui ilmnevad mingisugused punased lipud. Kohe, kui ilmnevad mingisugused aspektid, mis sulle ei sobi. Sa ei pea neid läbi rääkima. Miks sa pead? Kui sul esimesel, teisel, kolmandal kohtingul on juba näha, et see inimene on kuidagi nagu ei ole okei. Mingi tema käitumine ei ole üldse okei. Siis mine minema. Sa ei pea taga mitte midagi rohkem edasi tegema. Katsetasid, said teada, ei sobinud, väga hea. Liigud edasi. See, kui keegi sulle silma peale paneb, see ei tähenda veel mitte midagi. Kõik me vaatame üksteist ju. Mind on ka paar korda kutsutud niimoodi, kusjuures ainult paar korda. Niimoodi välja mingisuguste tegelaste poolt, kes et võiks tulla sealt midagi äkki, et ma vaatan, et tegelikult on ju meeldiv inimene, et ei tea, on ju. Ja siis kas kohe esimesel kohtingul või siis teisel kokkusaamisel nagu tuleb välja, et kurat, et mingi asi ei sobi mulle ikkagi. Ma ei näe mitte mingisugust reaalset põhjust, miks sa ei võiks olla nii ennast täis ja isekas selles mõttes, et kui sa näed, et inimeses midagi ei sobi sulle, siis sa võid taga mitte enam edasi suhelda. Ma ei saa aru, kes see kuskil on pannud selle asja paika, et nagu see ei ole okei, et see on nagu ebaviisakas. Mis mõttes ebaviisakas? Jumalast okei on kasvatada üles oma tütar nagu niimoodi, et ta tunneb, et ongi okei öelda mõnele tüübile, et kuule, sa käitud nõmedad lihtsalt. Ei taha suga suhelda rohkem. Mis seal halba on? Sest see praegu natukene nõme käitumine totsna eskaleerub, kui sa taga suhtesse lähed. Raudselt. Kui sa näed, et see inimene sinu pärast ei tee mitte midagi,
ta ei ole nõus mitte midagi tegema, siis mine minema. Sa ei pea jääma sinna, sa ei pea suhtlema taga edasi. Sa ei ole kohustatud mitte millekski. Isegi siis, kui sa oled taga juba, ütleme, et pool aastat suhtlenud, on ju, kui teil on Facebooki pandud juba see staatus ja nii edasi, on ju, isegi siis sa ei ole kohustatud mitte millekski. Miks sa arvad, et sa oled? Sest nii ei ole ilus võtta kätte ja öelda inimesele, et kuule, tegelikult see ei sobi mulle või? Mis mõttes ei ole ilus? Ennast pead hoidma ju. Vaata, siin ongi nüüd see koht, et me oleme need, inimesed on üliisekad, üli ennast täis. Ja sellise inimesega suhtesse minna, kes on üliisekas, üli ennast täis, käitub sitasti. Sellise inimesega suhtesse minna on tegelikult äärmine lollus, mida ikka tehakse, on ju. Et on selles mõttes isekad inimesed. Aga teisest küljest on jumalast okei olla isekas ja valida, keda sa tahad enda kõrvale, keda mitte. Ja sul võib latt nii kõrgel olla, kui sa ise vähegi tahad. Mitte midagi ei ole seal halba. Ja need, kes tulevad sulle isegi ütlema, et kuule, lõpeta ära, et sa umbes jäädki niimoodi üksi. Mis siis? Kuidas sa saad öelda üldse nii? Kus sa tead? Mitte keegi ei tea, mis järgmine aasta saab. Mitte keegi ei tea, mis homme saab tegelikult. Äkki sa homme jooksed oma eluarmastusele otsa. Sa ei reaalselt, sul ei ole mitte mingisugust alust tunda hirmu selles osas, et äkki sa jääd eluaeg üksi. Kui on valik, kas minna suhtesse sellega, kes praegult on siin, kes nagu on okei, aga midagi nagu häirib, või siis jääda eluaeg üksi, või siis olla hästi pikalt veel üksi. Ma võtaks selle. Sest olla üksi, õnnelik, ehitada ennast üles, versus see, et sul on kõrval keegi, kellega sa ei tunne ennast nagu täielikuna, kellega sul on, sa ei ole rahus, seal ei ole küsimustki. Miks seal üldse küsimus peaks olema? Samamoodi nagu need inimesed, kes nagu, kurat, ma ei tea, kas ma tahan taga koos olla, on ju. Kui sul tekib see nagu küsimus juba, siis astu minema. Kurat, ma ei tea, midagi nagu on. See on ilmselge indikaator, et astu minema. Jah, sa võid olla nii ennast täis, et sa seisad iseenda eest. Sa valid iseenda. Mis seal halba on? Kes on sulle kunagi selgeks õpetanud selle, et sa ei tohi mõelda nii? Et see ei ole viisakas või? Mis asja? Mis asja? Täielik absurdsus. Jumalast okei on mõelda, tõdab nagu vaadata see nii-öelda potentsiaalne kavaler, kes üritab ennast sulle maha müüa, on ju, või kes sulle meeldima hakkab, vaadata ta üle, tunnetada päriselt sügavalt, kas sa päriselt sellist inimest tahad endale kõrvale. Ja siis otsustada vastavalt sellele, mis nagu välja tuleb. Ei ole mõtet teha seal juures enda elu veel nii raskeks, et kohe kolida kokku. Miks? Kohe loobuda kõigest, mis sa oled juba üles ehitanud. Naised loobuvad reaalselt selliste peaaegu okei inimeste pärast, mis naised, mehed ka, loobuvad oma plaanidest, oma unistustest, oma mingisugustest motivatsioonidest, oma elutööst, oma kodus, mis nad on ise ehitanud, ise hankinud, ise üles nagu ise. Sellepärast, et nagu mingi mees, kes on nagu, natukene on, aga vähemalt mul on keegi, sest mingid nüansid temaga on ju hästi.
Miks? Milline rumalus? Milline rumalus? Sul on jumalast okei olla nii ennast täis, et nagu valida, keda sa tahad endale kõrvale ja keda mitte. Sest see ei ole see üle võlli ennast täis olemine ja isekas olemine. See on see, et sa hoiad ise ennast. Ja kui mingi tüüp, kellele sa pärast 3. kohtingut umbes või pärast poolt aastat nii-öelda suhet, sest let's face it, see ei ole veel päris suhe tegelikult, on ju. Kui sa ütled talle, et kuule, tegelikult sa ei sobi mulle, et ma ikkagi, ei ole päris see, on ju. Ja kui ta ei saa seda aru, ta hakkab nagu jonnima, et sa julged talle ära öelda, et nagu seda enam jaluta minema. Ilmselge red flag, ma ütleks. Et enam reedimat flagi ei saagi olla. Okei, tegelikult saab, aga lihtsalt mul lõi see sõna pähe, ma tahtsin välja öelda, sest see kõlas nii ägedalt. Vot. Aga ma pean nüüd selle video kinni panema, sellepärast, et mul on hästi tähtis vestluse ees ühe inimesega, kes nüüd natukene aega saab rääkida, ehk siis ma pean selle ära lõpetama. Aga ma panengi selle täpselt niimoodi üles, nagu ta siin on. Ta on laiali nagu ikka mul, need asjad on. Ja ta andis infot edasi, ma arvan, et mingid mõtted ma ei saa väljendatud, on ju. Ja kindlasti ma räägin sellest veel, kohe raudselt. Ja kui sa tahad järgmisi videosid ka näha, siis on 2 varianti. Kas sa tuleb mu kanalile, hakkad scrollima, sest mul on praeguseks juba seal natukene materjali. Või siis sa ootad ära järgmist ja kliki ennast jälgima. Oled oodatud ka minu sotsiaalmeediakanalitele, info on kõik kuskil seal all kirjas mul. Ja mis see klassika veel oli siia juurde mainida? Pane like ka. Ja hästi huvitav oleks su kommentaari ka kuulata või sinu arvamust. Võt. Aga tšau praegu, järgmiste videoteni.